ekraani. Nii, tere tulemast, head inimesed, koolide ja ettevõtete koostööseminarile. Uuringute põhjal noored soovivad, et õppetöö oleks praegusest praktilisem ja et ülesanded ja teemade käsitlus oleks rohkem seotud päris eluga ja töömaailmaga, kuhu nad siis hiljem suunduvad. Ja et see annaks neile parema arusaama ka erialadest ning aitaks teadlikumalt valida tulevane elukutse, mis on siis ettevõtete murekohaks. Ettevõtete murekohaks on vajalike oskuste ja teadmistega inimeste puudus tööturul. Noored ei vali just edasi õppimiseks just neid erialasid, mille spetsialiste tööandjad just vajaksid. Ja selle õppimise praktilisemaks ja päris eluga seotumaks muutmine see annab meile võimaluse siis suurendada noorte huvi õpitava aine ja valdkonna vastu ning anda parem arusaam sellest, millised spetsialistid ja töökäed on ettevõtetesse väga oodatud. Kas ettevõtete ja koolide koos kavandatud ja hästi läbimõeldud koostöö aitab muuta koolitööd mitmekesisemaks ning suunata noori valikutele, mis tulevikus leevendaks tööandjate tööjõupuudust? Tänase seminari korraldajad Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Teadusagentuur ning ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu usuvad koostöö positiivsesse ja pikaajalisesse mõjusse. Seetõttu me korraldamegi sarnaseid inspiratsiooniseminari üheskoos juba mitmendat aastat järjest. Üks on kevadel, üks sügisel. Oleme püüdnud igal seminaril pakkuda uusi teemasid ja esinejaid. Nii ka tänasel seminaril. Te kuulete mitmeid huvitavaid kogemuslugusid nii ettevõtete kui kooli esindajatelt, kes on juba jõudnud hea ja sisulise koostööni. Lisaks saate te teada, kuidas saab koostöös abiks olla näiteks maakondlikud arenduskeskused. Tervitus Heidi sulle ja kõikide esinejatele. Vot nüüd on osalejatele väga tähtis koht. Kõikidele esinejatele saab küsimusi esitada kogu seminari aja jooksul. Ja seda saab teha keskkonnas, olge head. Kas kui te olete ühendatud telefoniga või arvutiga, leidke koht, et te saaksite minna sellisesse kohta nagu Slido, sinna keskkonda, kohe meile ilmub slaid ja sealt slaidi pealt näete te, kuidas sinna keskkonda saab ja terve selle 2 tunni jooksul olge head, kui teil tekib küsimus, mõte, kommentaar, minge sinna meie see sõna, millega sinna saab, on koos, too, täpitähti ei pannud, nii et koos, too, proovige sinna sisse minna ja olete sees. Ma väga loodan, et te olete sinna sisse saanud koos, too. Avaneval lehel saate kirjutada sinna reale, mis on üleval type your question ja kui te sinna kirjutate, need küsimused on anonüümsed, kui te tahate, et teie nimi oleks seal juures, te võite oma nime juurde kirjutada, aga muul juhul, kui te lihtsalt sinna küsimuse esitate, see küsimus on anonüümne. Kui teile see küsimus sobib ja teil oli sama mõte, sama küsimust küsida, siis te ei pea seda uuesti sinna trükkima. Te näete neid küsimusi, no kas teil sajab? Ja kui teil ka sajab, saate te pöidlamärgi panna sinna juurde, jah, meil ka sajab, ühes kohas veel sajab. Ja samamoodi liiguvad siis küsimused, et kui see on 8. kohas sajab, väga paljudel sajab, aga maavajas kaskmist, olgem ausad. Nii et samamoodi liiguvad ka teie küsimused järjekorras eespoole ja jõuavad kindlasti ka esitamiseni. Küsimusi esitan ma meie esinejatele lõpus. Me kuuleme algul ära meie esinejad ja kui kõik esinejad on oma ettekande ära teinud, siis me oleme kõik koos uuesti siin Zoomi ekraanil ja me võtame ette teie küsimused, kommentaarid, mõtted ja läheme siis vastavalt sellele, kui palju ja kui suur huvi nende
teemade vastu on, vastavalt sellele lähme edasi. Aga Slido võiks teil olla terve selle aja lahti ja nüüd teeme ühe katsetuse. Kõige alguses te olete Slidos, näete, teil ilmub ette küsimus, kas te olete ettevõtte esindaja, täna meil siin, kas te olete kooli või mõne haridusasutuse esindaja või ei kvalifitseeru ei esimesse ega teise, siis olge hea, pange 3. variant. Nii. Ja kohe varsti ilmub 23, 4 inimest on vastanud. Ootame veel mõne hetke. Kui te olete vastanud, siis te näete ka, mis eelnevad on vastanud. Meie keskel on väga palju kooli ja haridusasutuste esindajaid, aga meie keskel on mul väga suur rõõm, et on ka väga palju ettevõtete esindajaid, sest see ongi koolide ja ettevõtete vaheline koostööseminar ja mis koostöö see on, kui ühte poolt pole. Aga meie keskel on ka neid, ma usun, meil on maakondlikud arenduskeskused meie keskel ja veel nii mõnegi muu organisatsiooni esindajaid. Nii et koole on, mul on hea meel, et meil on palju koole ja koolid on huvitatud sellest, et nad saaksid teha koostööd ettevõtetega. Ja et mul on hea meel, et on ka ettevõtteid, kes on huvitatud sellest, et saaks koostööd teha koolidega. Aga ärge veel minge Slidost ära, sest meil on teile veel üks küsimus. Ja järgmine küsimus ilmus teile ette. Kas teil on varasem kooli ja koolivälise partneri koostöökogemus? Nii. Meil on kogemust, koostööd on olnud, aga samas on hulk koole või ettevõtjaid, kes ei saa praegu veel öelda, et selline päris tõsine koostöö on toimunud. On tehtud võib-olla koos asju, aga koos asjade tegemine ei ole võib-olla see päris õige koostöö, mis viiks siis eesmärgini. Aga meie keskel on need, kes on teinud, aga on neid, kes ka praegu teevad. Suurepärane ja võib-olla nendelt paljudelt kuuleme me ka neid häid kogemuslugusid, mida siis on tehtud. Aitäh teile! Nii palju siis korralduslikest teadaannetest ja me saame edasi liikuda tänase esimese esineja juurde. Ja meie esimene esineja on, et kuidas koostööprojektiga märki tabada ja sellest räägivad meile Kuressaare Ametikooli disainisuuna õpetaja Merit Karise ja Falco juht Siim Talmar. Neil oli väga vahva koostöö, mille käigus siis Ametikooli disainisuuna õpilased tegid ettevõttele tootearendust ja imagokampaaniat. Nii et kuulame. Tere! Siin on Merit Karise, Kuressaare Ametikooli esindaja ja Siim Talmar Falcost. Ja meie oleme Pärnus praegu, olemegi Falco töökojas ja näitan teile hetkeks siis tooteid, mis Kuressaare Ametikooli disainisuuna nahkkäsitöö täiskasvanud õpilased Falcole tegi. Need on sellised näidistooted ja te võite arvata, mis tooted need on lihtsalt oma mõttes. Aga ma kohe küsingi Siim Talmarilt, et tutvustada Kuressaare Ametikooli disainisuuna koostööpartnerit, et millega tegeleb Falco. Falco on selle uuema Eesti aja üks vanemaid firmasid, 33 aastat olen tegutsenud alates 88. aastast, alguses väikest viisi kooperatiivina. Ja me tegeleme vibude valmistamise ja kogu vibuvarustuse müügiga. Ja siin Skandinaavia ja Põhja-Euroopas oleme sellel alal ühed suuremad. Ja aastane valmistuskogus on meil umbes 2000 vibu ja paarkümmend tuhat vibunoolt. Ja meie müük põhimõtteliselt turg on kogu maailm, et meil on stabiilselt aastast aastas olnud
eksport kusagil 40-42 riiki. Nii et üsna niimoodi laialt oleme maailmas tuntust kogunud selle aja jooksul. Aga kui veel rääkidagi turust, siis mitmes mõttes, et kui lai on see teie tegutsemisväli, kellega te teete koostööd, kes ostavad vibusid, et võib-olla mõne sõnaga sellest ka. Vibul ja vibul on vahe, tähendab vibude tüüpe maailmas on hästi palju, on olemas ajaloolisi vibusi, on olemas kaasaegseid plokkvibusi, olümpiavibusid ja siis on erinevatel mandritel ja erinevatel riikidel meil omad traditsioonilised asjad. Ka meie konkreetselt, mida me valmistame, on pikk vibu ehk siis see niinimetatud Robin Hoodi tüüpi vibu ja see on üsna levinud nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas ja ka Aasia pool. Ja korraldatakse võistlusi, samuti inimesed võivad oma koduõues harjutada ja see sisenemisbarjäär selle vibulaskmise harrastuse alustamiseks on üsna madal, et ta ei ole nagu väga kallis ja samas ealine põhimõtteliselt võib alustada 2-3-aastase lapsena ja kuni kõrge eani välja võib seda harrastada. Nüüd me jõudsimegi just selle punkti juurde, kust sai alguse ka meie koostöö. Et kui nüüd on keegi näinud kas vana Robin Hoodi filmi või tänapäeva noored on kindlasti näinud filmi The Hunger Games, kus peategelane üliosavalt vibuga ümber käib ja see oli ka see, miks sai alguse meie koostöö. Et nimelt minu laps oligi seda filmi näinud, tuli osta vibu, tuli tulla Falcosse ja alustadagi perega natuke hobi korras vibuspordiga tegelemist, aga kui veel Siimult küsida, et mis see varustus on, mida üks inimene, kes on leidnud tee vibu juurde, mis on see, mida inimene vajab? See Robin Hoodi tüüp ehk siis pikk vibu ongi kõige lihtsam tüüpi vibu, seal ei olegi rohkem, kui on see vibu koos nööriga ja mida veel on vaja, on muidugi nooli vaja ja on vaja ka siis minimaalselt ütleme käekaitsmeid ja võib-olla sõrmekaitsmeid ja siis seda laskmiskohta ehk siis sellist kerget matti, kuhu sisse need nooli lennutada. Ja kui nüüd rahaliselt rääkida, siis põhimõtteliselt vibulaskmise harrastuse alustamiseks on vaja võib-olla paarsada eurot ainult ja te saate nagu kogu selle komplekti kokku panna. Aga aitäh, väga kena. Aga nüüd siis näitakski, te nägite siin kaameras juba tooteid, mis siis Kuressaare Ametikooli nahkkäsitöö täiskasvanud õpilased tootearenduse tunnis ja praktika käigus tegid. Need siis olid 5 sellist komplekti. Te nägite erkrohelist tooni, te nägite kindlasti tuttavaid Eesti aasataimede mustreid, te nägite ka korraks Muhu mustrit. Et sellised tooted said tehtud ja see pole kõik, et ma jagan nüüd ekraani ja näitan teile ka seda Imago fotokampaaniat, mille tegi teine rühm, nimelt siis koostöö Falcoga käis meie koolis läbi 2 rühma, see kestis vist pea 1,5 aastat, et kõigepealt siis tootenäidiste valmistamine ja pärast ka Imago kampaania, et panengi teile selle kohe ette. Nii, otsime selle üles ja just nii, et siin siis see oligi siis projekt, kus täiskasvanud kujundusgraafika õpilased ise, siin oli ühendatud 2 tundi, siis üks oli idee kavandamine ja planeerimine ja teine oli siis fotograafia ja õpilased ise siis leidsid veel koostööpartneriks Saaremaa Kaubamaja, kes andis fotolavastuseks rõivad, täpsustus siis kontseptsioon, et kontseptsiooniks sai siis selline pigem võib-olla tänapäeva hipsterile suunatud lähenemine, kuidas hallist kontorirotist sünnib stiilne ja värvikas kütt linnaruumis. Aga jah, et siin on siis tegemist selliste
turvaliste imago kampaania fotodega. Need kõik pildid on tehtud Kuressaares. Õpilased siis ise käisid läbi kogu linna ja leidsid sellised sobivad taustad, tegid ise meigid, tegid ise soengud ja kehastasid siis selliseid kontorirotist hõimukütiks ümber sündinud tegelasi. Ja nagu te näete, siin lõpus on ka üks nii noor õpilane, kes kindlasti veel Kuressaare Ametikoolis õppida ei saa, aga see oli selline väike armas rosin meie projektis, et nimelt ühel õpetajal, fotograafia õpetajal oli kaasas laps, kes siis vaikselt joonistas kursuse ajal nurgas. Ja kui näete, töö käib veel selja taga, sest pole midagi, me oleme tõesti keset tööpäeva. Ja kui siis ma ütlesin, et tooge palun oma kavandid näha, siis tuli ka see väike tüdruk ja näitas, et tema on teinud endale samamoodi kavandi. Ta oli kogu kursust hoolega jälginud ja tegi täiskasvanutega võrdselt kogu kursuse läbi ja temast sündis samuti selline väike vibukütt. Ja nagu te näete, et need stiilid tulid tõesti väga erinevad, et siin on siis selline punkar Muhu noor ema, kellel oli ka 3-kuune laps selle projekti ajal, isa oli põõsa taga koos lapsega. Nii et see oli selline tõeline perekondlik ja kogukondlik ettevõtmine mitmes mõttes. Aga nüüd võib-olla olekski hea küsida ka Falkolt, et mis oli ettevõtte kogemus sellest, et kuidas see kogemus, mis oli Falkole esmakordne koostöö kooliga ja et millised sellised tulevikustsenaariumid võiksid sellest projektist areneda, et sõna veel korraks Siim Talmarile. Ja põhimõtteliselt küll, et mainisin, et meil nagu vibusi ja nooli teeme, aga need sinna juurde kuuluvad nahast varustused ehk siis need käekaitsmed, sõrmekaitsmed, noolevutlarid ja vibupotid. Need me tellime allhankena ja siiamaani oleme neid tellinud teistest riikidest ja siin on see võimalus, et me saime päris mitu head ideed, kas või see sama Muhu tikand, mida Meerik praegu näitas, et teha selliseid eksklusiivsemaid kliendile just tema soovide järgi tehtud erilisi tooteid, sellepärast meil see klient on tavaliselt, kui me otse temaga suhtleme, on hästi selline oma nõudmiste ja seal nagu fantaasial ega asjadel ei olegi piire, meil küsitakse igasuguseid imelisi puidulõikeid vahest ja küll vibude peale oma logosi ja mida iganes, et sellised just idee tasemel asjad ongi see, et kui me paneme nagu need käesoleval hetkel või prototüübina olevad tooted nagu välja, siis päris kindel on, et need leitakse üles ja hakatakse selliseid analoogseid asju meilt tahtma. Just, et tegelikult siis mõte oligi koostööd tehes veidi pikema vinnaga, et nahkkäsitöö on tõusmas järjest populaarsemaks, seda tullakse järjest rohkem õppima, aga küsimus on, et kus leida endale see nišš, et meie koostöö mõte oligi see, et tulevikus inspireerub võib-olla mõni nahkkäsitöö õpilane ja saabki pikaks ajaks endale sellise spetsiifilise turu. Nii, meil hetkel hangus. Me väga loodame, et nad tulevad sellest välja. Ma saan aru, et täna on külm. Te korraks hangusite, aga tulite tagasi. Ja, tulime tagasi. Just meil on millegipärast selline probleem, ühendus on hea, aga aeg-ajalt katkeb, aga veel vast 5 minutit peab vastu. Ma korraks jagan ekraani veel. Ja sel ajal räägingi, et seda projekti tehes oligi mõte, et meie õpilased leiaksid siis võib-olla tulevikus niši, aga mida ma viimastel minutitel siis tahaksin öelda ja võib-olla loodaksin, et pärast, kui on küsimused, saame selle üle arutleda, et minu enda taust on selline, et ma olen õpetajaks tulnud
reklaami- ja turundusagentuurist ehk minu ülesanne oligi olla projektijuht, produtsent ja mul oli väga hea tuua see pädevus kooli kaasa. Ja ma peangi väga oluliseks seda, et kui algab koostöö ja mida koolivälisem see on, seda olulisem on rääkida läbi need 7 punkti. Et väga selgelt leppida kokku, mis on see toode, idee, objekt, millega me tegelema hakkame. See ei pea alati olema füüsiline toode, sest et see võib olla ka mingisugune sõnum näiteks ka, mida õpilased aitavad vormistada, et see ei pea alati olema materiaalne. Kindlasti peaks olema väga selgelt kokku lepitud, et kes on meie sihtrühm, et nii nagu Siim Talmar kõrval ütles, et vibuspordiga saab tegeleda alates 3-4-aastasest kuni, ma ei tea, 94-aastaseni, aga selge oli see, et meie oma projekti jaoks kitsendasime vahemikku 25-55 ja võib-olla just sellised linnainimesed, kontorirotid, kes igatsevad nii väike jälle. Taaselustada seost looduse spordialaga. Ja miks? Kõige tähtsam küsimus on miks. Et miks me selle projekti teeme? Siin seda küsimust saaks isegi vaadata 2 aspektis. Et üks on see, miks ettevõtja seda koostööd vajab ja teine, mida see annab koolis õpilastele. Et ma olen ise välja töötanud sellise 3 tulemuste sõnastamise mudeli, et mida me tahame, et sihtrühm teaks pärast seda projekti, kas ta saab uue info, millised emotsioonid ja tunded peaks sellega kaasnema ja mida ta ka teeks. Ehk kas me ootame oma sihtrühmalt käitumist, millegi ostmist, ma ei tea, mingit muud sellist käitumise muutumist, tervislikumaks toitumiseks näiteks. Kindlasti peaks kaardistama, kellega, kes on meie koostööpartnerid lisaks ettevõttele ja kes on ka konkurendid, eks ju, maailmas tehakse harva tänapäeval midagi unikaalselt. Kindlasti tuleks kindlaks teha, et kes veel on samas valdkonnas tegutsevad või kas või koolidena või ettevõtetena, kui palju kulub selleks aega, kus või mis koht või kanal või mis kandja on selle projekti väljund. Kas see väljendub, kas see on veebitoode, kas see on füüsiline toode või on see sõnum näiteks, mis kas või plakatitena või videotena levib ja muidugi mille eest, mis on meie ressursid, kas me vajame raha, kas me vajame teadmisi, kas me vajame oskusi, kas me vajame võib-olla aega. Et kõik need ja muidugi siis veel 8 on selline vaba küsimus, et mõnikord kaasneb projektiga juba teatud kohustus, näiteks kasutada rahastaja logo või tänapäeval tuleks kindlasti läbi mõelda, et mida me toodame selles mõttes, et kas ta on taaskasutatav, kas ta on käideldav, ega me ei tooda juurde midagi sellist, mis võib-olla väga kiirelt kvalifitseerub prügiks. Et meie aeg on nüüd läbi minuti pealt, et siis jääme ootama teie küsimusi ja jälgime huviga järgmisi esitlejaid. Just, suur tänu teile kõigile küsimustele, te saate veel nüüd jätkuvalt neid panna, et vastame me siis tunni aja pärast, kui kõik järgnevad esinejad on lõpetanud. Võite juba mõelda, millistel põhjustel ettevõtted keelduvad koostööst ja mida kardetakse ja võite ka mõelda, Falko, mis võiks eelistada partnerina just kooli. Jätan teid mõtlema nende küsimuste peale ja tutvustan meie järgmist esinejaid ja need on Vändra gümnaasium ja OÜ Valley ja seal toimus ettevõtlusõppe praktikum ja Margret ja Rutt jagavad meile oma kogemust nendevahelisest koostööst ja mis sellest välja tuli. Väga põnevusega kuulame, olge head.
Tere tulemast! Ma võtsin siit sõnajärje üle, ma loodan, et see on okei. Katsusime siis vähem aega rääkimisele pühendada, et loodame, et pildid andsid ülevaate sellest protsessist, et läheme siis kohe asja juurde ja suur tänu eelkõnelejatele. Nad rääkisid kõik miksid ja küsimused ära, mis tuleb enne ühte projekti ettevõttega läbi mõelda. Ma võin ainult nii palju lisada, et miks me seda tegime, et meil oli mitu eesmärki. Meil oli tegelikult 4 eesmärki. Esimene nendest oligi, et me tahtsime õpilastele seda ettevõtlusõpet natukene praktilisemaks muuta. Tahtsime ka oma õppekava selles valguses seda natukene uuendada. Kolmandaks tahtsime teha midagi sellist, mis õpilastel ikka midagi pakuks. Ja me teame, et lastele meeldivad päris asjad ja neljandaks mõtlesime ikkagi ka ju ettevõtte peale, et ettevõte peaks ka sellest midagi saama. Et miks Valley meile partneriks tuli, seda nad saavad ise põhjendada, aga lühike lugu on selline, et meil Vändra on suhteliselt väike koht, meil on toredaid ettevõtteid küll ja eks ma olin rääkinud läbi koolijuhina ka juba mõne teise ettevõttega, aga nagu sõelale jäid seal siis üks trahvosid valmistav ettevõte, saelehti ja metallitööstusega tegelev saeteritus ja vaip, siis see vaip tundus kõige turvalisem, et kuhu üldse õpilastega minna ja mida teha. Ja koostöö korraldamise koha pealt, et ma siin vaatan, mul on mõned küsimused korraldajate poolt ette antud, et kuidas koostöö korraldatud oli, eks ta hästi selline lõimitud õppetööga tegevus oli, et protsess selle ettevalmistamiseks oligi võib-olla see, millele tänu see ellu kutsutud üldse sai, sest et nii nagu tuligi küsida iga projekti eel, et mis on need ressursid, kas tõesti on reaalne ikkagi kõik kooli 300 õpilast viia ettevõttesse, saime kogemuse, et tegelikult on. Ja põhimõtteliselt tänu sellele, et ka asutuse juht oli kohe valmis seda protsessi meiega koos läbi tegema, siis tal oli ka eelnev kogemus, ta teadis, et õpilased on võimelised sellist vaipa iseseisvat, mitte küll päris iseseisvat juhendaja abil siiski ka kuduma, siis nii ta teoks sai, et võib-olla tahate siis veel täpsustavaid küsimusi küsides saada nüüd teada, et mis ja kus meil täpselt toimus ja Valley kindlasti oskab ise rääkida ettevõtte poolset asja vaadet. Tere, mina olen siis Rutt ja mina esindan siin Valley vaibavabrikut.
et ma siis räägingi eelkõige ettevõtte seisukohalt, et miks meie otsustasime osaleda ja mida me sellest saime. Et nii nagu siin selle konverentsi sissejuhatuseks öeldi, et õpilased tunnevad puudust sellest, et õppetöö oleks praktiliselt seotud sellega, mis reaalses elus hakatakse tegema. Et tegelikult on täpselt samamoodi ettevõtjatega, meie tunneme täpselt samamoodi puudust sellest, et need õpilased, kes tulevad ülikoolist või ükskõik millisest koolist, et nad ei oleks ainult kõrgelt haritud, vaid et neil oleks ka mingi kogemus. Ja just, et see õpe oleks kõikidel haridustasemetel seotud tööturu vajadustega, et see oli see, miks Valley otsustas kohe Vändra gümnaasiumi ettepaneku vastu võtta ja projektis osaleda. Et Valley on ka maapiirkonna ettevõte ja meie põhimure igapäevaselt on tegelikult pädeva tööjõu järelkasv, et kas seda tuleb siit või ei tule. Ja just selleks, et noorel oleks pärast õpinguid eemal näiteks huvikodu kohta tagasi pöörduda, peaks ta olema kursis kohalike tööturu ja ettevõtlusvõimalustega. Et just elu jätkusuutlikkus maapiirkonnas on otseselt seotud ettevõtlusega ja me leiame, et on hästi oluline avardada õpilaste silmaringi juba noorest peast alates, et juba algklassi õpilane teaks, kus tema vanemad töötavad, mis nad seal täpsemalt teevad ja ühtlasi siis mingis vanuses juba anda noorele võimalust ise käed külge panna. Et just nendel eesmärkidel siis Valley on näiteks võõrustanud lasteaia ja kooli ekskursioone, võtnud vastu praktikante ja täpselt samamoodi siis Vändra gümnaasiumi ja Valley ettevõtlusõppe praktikum sai vastu võetud meie poolt. No mis on ühe ettevõtte jaoks eripära sellise projekti puhul? Et kui nüüd mõelda, et terve aasta jooksul ettevõttest peab läbi käima 300 õpilast terve kooli täis, et siis loomulikult üks oluline asi on ettevalmistus, läbimõtlemine, sest iga ettevõte on eelkõige ikkagi kasumit teeniv asutus. Me peame tagama, et tootmine ei jää sellel ajal seisma. Samamoodi, et õpilased, kes ettevõtet külastavad, et nende ohutus oleks tagatud. Ja just see eeltöö on hästi oluline kindlasti selliste suurte projektide puhul. Ja kuidas meie näiteks alustasime, tegime kõigepealt tutvustavad ekskursioonid kõikidele kooliõpilastele, kes projektis osalesid. Et siis gruppide kaupa kutsusime nad Valleysse ja tegime sellise tutvustava ringkäigu ja näitasime, mis me teeme, kuidas teeme, tutvustasime tehnilisi võimalusi. Sest järgmine etapp juba selles projektis oligi, et kool korraldas disainikonkursi selle vaiba jaoks, mille need õpilased lõppkokkuvõttes ise pidid valmis tegema. Ja siis see ekskursioonide eesmärk oligi anda neile mingisugune põhi ja nägemus, et sealt saaks hakata juba ideid paberile panema. Ja mis puudutab siis seda ideekonkurssi kavandite tegemist, Valley püüdis loomulikult protsessi käigus õpilasi aidata nii palju kui vajalik, aga samas ka mitte sekkuda liiga palju loomelendu, et anda neile vabadust nii palju kui võimalik. Ja oli tõesti näha, et õpilaste jaoks oli tootmisprotsess huvitav. Et meie omalt poolt kaasasime õpilasi tervesse vaiba tootmise protsessi, et kuni siis tõesti selle vaibakavandi tegemisest viimistluseni välja. Ja ma usun, et ettevõttena meie täitsime kindlasti oma eesmärgi. Et me näitasime, et siit samast väikesest Vändrast on täiesti reaalne tõusta oma ala maailma tippu ühe ettevõtliku ideega, et näiteks need samad Valley vaibad, et need ju jõuavad Eestimaa kirikutest kuni Pariisi juveelipoodideni välja, igal pool Euroopa hotellides on meie vaibad, saatkondades, kuningakodades, superstaaride kodudes, et mina usun küll, et see kogemus oli õpilastel innustav, et mingeid takistusi ei ole, et ka siit Vändrast sa saad tõusta maailma tippu oma ettevõttega, et ma usun, et õpilased jäid ka väga rahule.
et meie poolt igatahes aitäh. Ja õpilased jäid väga rahule, et õpilased ise kindlasti pidasidki seda praktilist kogemust kõige väärtuslikumaks. Et kui nüüd rääkida natukene nendest ette tulnud raskustest, siis me jäime oma projektiga ju eelmisesse kevadesse, kui kehtestati eriolukord ja tegelikult ka see oli keeruline nüüd, et kuidas nüüd ikkagi tagada see, et see vaip valmis saaks ja et me jõuaksime siis oma tegevustega seda teha nii, et meil oleks ka õpilasi, kes siis reaalselt seda vaipa seal kudumas käisid. No läbi häda saime, eks me nihutasime neid piire natukene seal ajalises mõttes ja tegelikult lõppkokkuvõttes ju oleme me kõik tulemusega rahul ja õpilased kohe kindlasti, et see tõesti innustas neid ja nii nagu Rutt ka ütles, siis tõesti kogeda seda, et sa oled löönud käed külge ja teinud oma kätega midagi ära ja see ettevõte on tõesti tasemel, nagu eelnevalt just räägitud sai, siis see õpilastes tekitaski väga sellise käega katsutava reaalse tunde, et mina ka. Suur tänu teie ettekande eest ja ma julgustan kõiki avaldama mõtteid, ideid, küsimusi Sliidos. Nii et hoidke see endal lahti ja lugege teiste küsitud küsimusi ja mõtteid ja kui meeldib ja ühinete selle mõttega, las nad tõusta ja pange oma pöidlamärk sinna külge. Aga veel siis 15:30 on see hetk, kui me räägime veel kord Vändra gümnaasiumi ja ma kuulsin, sa ütlesid Vallei. Vallei, jah. Jah, siuke maapäraselt Vallei. Võib ka öelda, jah. Suurepärane, nii et me saame veel vestelda tänase seminari lõpus. Aga nüüd, mis on STEM? Ma loodan, et me õige varsti saame sellest teada, sest me kutsume nüüd eetrisse Jõhvi gümnaasiumi keemiaõpetaja ja õppejuhi Kristelle ja Tatjana. Olge head. Eeter on nüüd teie päralt. Kohe tuleb teile hääl. Tervist ka meie poolt. Natukene võib-olla räägiksime, kes me oleme. Et me oleme gümnaasium, riigigümnaasium, kes on täitsa esimene Ida-Virumaa riigigümnaasium. Ja meil õpivadki ainult gümnasistid ehk ainult kümnendikud kuni 12. klassi õpilased. Ja kui meie alustasime oma õppetööd aastal 2015, siis aasta enne mina, kes nüüd olen kooli juht ja tol ajal veel direktoriks oli meil Tarmo Valgepea, pidime välja mõtlema, missugust kooli me tahame. Ehk meil oli täitsa unistus ja me proovisime seda kõike tööle saada. Ja üks sellest unistusest oligi nii, et me muudame kooli elu ja kooli kultuuri ja teeme kõik selleks, et meie tulevased gümnasistid ja meie vilistlased tuleksid tagasi Ida-Virumaale, et nad tunneksid ja teaksid, missugused ettevõtted meil on olemas ja et seda koostöö eraeluga, erasektoriga, ettevõtetega tuua koha kooli sisse. Ütleme, et meil ei ole sellised lühiajalised projektid, vaid meil oli kohe mõte, et me teeme seda pikaajalise projekti, et partnerid ja erasektor tulevadki meile kooli ja see on üks osa meist, meie osa õppetööst ja kõik on selle nimel, et näidata noortele, missugused erialad on olemas, missugused ettevõtted on olemas ja kui hea see kõik Ida-Virumaal on, et ikka pärast nad ikka tuleksid ka tagasi. Aga nüüd Kristelle näitab natukene esitlust ja me räägime edasi ka. Üks sekund meile. Ja. Nii, tere ka siis minu poolt. Mina olen Kristelle Kaarma ja tõepoolest, nii nagu siin ilusasti Erika ütles, nii õpetaja kui ka õppejuhi rollis. Vabandust, ma olen korraks tagasi, et kui te näete siin esimesel
lehel ka kolmandat nime, Anseli Valdma, kes on Jõhvi gümnaasiumi õppekorraldusspetsialist, siis tema tegelikult aitas pisut seda ajaloolist mälu ka taastada ja seetõttu on ta meil kenasti siin välja toodud. Nii et meie siis vaatame täna või tutvustame teile, et kuidas siis partnerite toel teha STEM-valdkond atraktiivseks. Nii, et Tatjana tegi tegelikult väga ilusa sissejuhatuse ja tõepoolest toonane siis Jõhvi gümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea koos siis toona õppejuhi rollis olnud Tatjana Aidiga unistasid siis suurepärasest koolist ja miks siis loodi niisugune STEM-valdkond. Me kohe räägime ka, et kes on meie partnerid, mida me seal STEM-valdkonnas teeme, et ma ise ka natukene läksin ajas tagasi ja otsisin arhiivis ja ma täitsa loeksin kohe siin ette Tarmo Valgepea mõtte, et mis on selle nii-öelda koostöö eesmärk, et miks üldse teha ettevõtetega koostööd. Ja tema sõnad olid siis järgnevad. Palju on räägitud üldharidussüsteemi õppesisu abstraktsusest ja vähesest eluga seotusest, mistõttu õpilased ning just poisid kaotavad huvi õppimise vastu. Ja kui te korraks mõtlete, siis tegelikult ka täna on see sama teema aktuaalne, et miks me midagi õpime, miks mul seda vaja läheb, kus mul seda elus läheb vaja ja nii edasi. Ja tõepoolest toona oli siis selline unistus, et sooviti uues koolis korvata kõik see, mis on varem siis kas jäänud mingil põhjusel tegemata, ehk teha siis õppetöö võimalikult eluliseks, just nimelt koostöös partneritega. Ja vaatamegi edasi, et kes on siis selle STEM-valdkonna partnerid meil täna ja ka varasemalt olnud. Tatjana, ole hea, palun. Ma siin võib-olla lisaks nii, et need kõik partnerid, kes siin kirjas on, need on, te näete ka ilusti. Mõned nüüd ei ole meiega jätkanud, aga ütleme algusest peale, kes olid meiega ja kes on siiamaani meiega teevad koostööd just STEM-valdkonnas, see on Swedbank, seda te kõik tunnete, siis Ida-Virumaal on väga suur ettevõte Viru Keemia Grupp ja Eesti Energia. Eastman ja Silmet liitusid natukene hiljem, Eastman oli ka kohe algusest peale, Silmet natukene liitus hiljem, aga teadusagentuur vastupidi langes välja. Ja ütleme, sest need kõik partnerid, nad ei ole lihtsalt meil partnerid sellest valdkonnast, STEM-valdkonnast, vaid nemad ongi vastutavad ja läbi viivad sellised isikud ja ettevõtted sellest valdkonnast meie majas. Nii, ja vaatame siis täpsemalt, et kuidas see nii-öelda koostöö ja see ainekava on ka siis kokku pandud, et kuna täna on tõesti inspiratsiooniseminar, et kellel tekib idee, et me püüame siis teid täna inspireerida ja anda julgust ja motivatsiooni, et jah, partnereid tasub kaasata. Nii nagu Tanja ilusasti ütles, et STEM-ainekava eestvedajateks ja ka õppetöö läbiviijateks on eelkõige partnerid ise. Et need nii-öelda siis partnerettevõtete välja pakutud nii-öelda siis kontaktisikud saivad kõik omavahel kokku, mõtlesid, mismoodi see STEM-ainekava kokku panna ja kui see oli koos, loomulikult kool oli kogu aeg kaasatud, meil oli oma koolipoolne koordineerija, kes siis seda tööd aitas selles suhtes läbi viia ja tõepoolest, kui siis õppimisprotsess läks käiku, siis mitte meie enda kooli õpetajad, vaid just nimelt partnerid ise olid ka siis õpetaja rollis. Ja mismoodi see STEM-ainekava siis välja näeb? Ainekavas on loomulikult loengud, pärast räägime ka, et mis teemal siis üldse seal STEM-valdkonnas need loengud läbi viidi. On õppekäigud või siis kombineeritud õppekäik loenguga. Ja selle kursuse väljundiks oli esialgu siis, et õpilased koostavad ise äriplaani. Aga aja jooksul monitoorides siis õpilastega tagasisidet ja ka partnerite tagasisidet, asendasime selle äriplaani
projekti koostamisega. Et siin on ka väike tagamõte, et kuna seda STEM-ainet õpivad meie noored 11. klassis, kus nad ka paralleelselt tegelevad oma uurimis- või praktilise tööga, et kes sellel STEM-kursusel juba tegi mingisuguse ägeda projekti, ta sai seda edasi arendada ka uurimistöö või oma praktilise töö raames. Nii, ja nagu ma mainisin, siis STEM-ainet õpetatakse meil 11. klassis ja tänasel hetkel siis valikmoodulis loodusteadused ja tehnoloogia. Ja mul oli endal hästi huvitav jälgida, et kuidas on siis kasvanud või kahanenud õpilaste arv selles moodulis ja mooduli valinud õpilaste arv on kasvanud 2 korda. Et kui see moodul tööd alustas, siis oli õpilaste arv kuskil seal 10-12, täna juba pea 30. Nii, aga vaatame siis natukene konkreetsemalt ja täpsemalt, et mis oli see partnerite panus või mis teemal nad meie noortega rääkisid. Swedbank, tema siis võttis enda kanda ettevõtluse alused, samuti andis õpilastele ülevaate finantsteadmistest. Eesti Teadusagentuur tegelikult tõi sellise nii-öelda teaduse poole sisse, teadus versus tootmine, eks, millised on trendid tehnoloogias ja millised võiksid olla ka ülikooli ja ettevõtete ühised puutepunktid. Eastman, tema nii-öelda siis tutvustas noortele, et kuidas siis ühte ettevõtet käivitada nullist ja samas ka tõi välja selle, et milline on tööohutus. Viru keemiagrupi kanda jäi rohelise jalajälje tutvustus ning selline laiem mõiste energiapoliitika. Silmet pakkus omalt poolt siis ülevaadet nanomaailmast ja metallurgiast ning Eesti Energia tutvustab noortele siis uute kaevanduste arendamise ideid, tuuleenergiaga seonduvat ja kuidas siis üldse toimib ja töötab IT-valdkond suurorganisatsioonide näitel. Et need teemad, mida ma praegu välja tõin, nad igal õppeaastal pisut varieeruvad, aga põhimõte jääb ikkagi igal õppeaastal samaks. Ja kui tõepoolest see STEM-aine alustas oma tegevust, et siis tõesti oligi alguses rohkem sellist loengut, aga täna me oleme ka ise jällegi arenenud, et pigem on see loeng sümbioosis õppekäiguga, et me olemegi nüüd siin koha peal ja me reaalselt vaatamegi, et kuidas see ja see asi käib. Ja kuhu siis meie noored saavad nii-öelda jala ukse vahele, kuhu meid siis on viidud või kuhu meie noori on viidud. Nad on saanud külastada Narva karjääri, Enefiti, loomulikult Viru keemiagruppi, erinevaid tema siis ka nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, tütarettevõtteid. Näiteks ka siin loomulikult Eastmanis on käidud, Silmetis, Swedbankas ja nii edasi. Nii. Ja loomulikult huvitab kõiki, et kuidas me oleme ka hakkama saanud COVID-19 kriisi ajal, mis on tegelikult kestnud aasta pluss natukene veel sinna peale. Ajutiselt sel õppeaastal me oleme STEM-aine asemel loonud niisuguse kursuse, mille nimi on siis tehnoloogiad looduskasutuses. Me väga-väga loodame, et järgmisel õppeaastal olukord koroonarindel on stabiliseerunud ja me saame siis oma partnerite toel STEM-õppega edasi minna. Aga tehnoloogiad looduskasutuses, et kuidas me siis seda nüüd läbi viime, et meie enda füüsikaõpetaja kaasab selle kursuse läbiviimisesse kõiki eelnimetatud partnereid. Need partnerid ei tule reaalselt kooli, sest täna ikkagi suur osa õppetööst toimub distantsilt, aga need partnerid saavad siis tundide raames viia läbi erinevaid külalisloenguid. Ja kui ma eelnevalt mainisin, et kursuse väljundiks oli äriplaan või mingisugune projekt, siis käesoleval aastal
me oleme sellega pisut muutnud ja kursuse väljundiks on siis tulevikku säästva looduskasutuse tehnoloogia väljamõtlemine. Et mida sealt sünnib, seda me veel ei tea, sest kursus tänasel hetkel veel täielikult toimib ja tunnid pole lõppenud. Nii, aga tunnis endas siis toimuvad erinevad ideekorjed, arutelud, rühmatööd, nii nagu peab. Aga mul on siin ka väikene viimane slaid ja annan siis sõna Tanja sulle. Ole hea. Mina veel võib-olla lisaks nii, et me küll täna räägime STEM-is ja pigem selline energia poole, sinna täppisteaduse, loodusteaduse poole sellist koostöös, siis ma tahaksin lisada, et siis, kui me alustasime 2014 mõtlema, mis kooli me tahame, siis ei ole ainukene selline suund, kuhu meil on kaasatud meie partnerid. Meil on, ütleme nii, et kui gümnaasiumi õppekava võtta ja vaadata, kui palju seal valikkursuseid saab noori pakkuda, siis tänase seisuga meil on umbes 80% valikkursustest on kaetud ainult partnerite poolt. Meil on, ütleme, kõik ettevõtted, mis on Ida-Virumaal, me proovisime need kaasata ja tulla meile niimetatud õpetamise kampa. Ja nad on hea meelega tulnud ka vastu. Meil on nii haiglaga kui politsei inimestega, vangla inimestega koostöö väga ideaalne ja ma ei ütleks, et see on selline väike projekt ja kõik, vaid see ongi nii, et nad on kõik koos meiega juba 6 aasta ja see ring aina laiemaks ja laiemaks läheb. Ja siin ma ütlen ka, et koolid, võtke julgelt ettevõtetega ühendust ja pakkuge nendele ise ideed, mida te tahate teha ja nii palju, kui me oleme seda teinud, siis tavaliselt, kui see kool ise tuleb mõttega, projektiga ja mingi ideega nende poole pöördub, siis nad pigem nõustuvad, kui ütlevad ei, sest meie ettevõtted on huvitatud ju tulevikus, et nendele tuleksid juba teadlikud inimesed ka. Mina ütleks, et ärge kartke ja vastupidi kaasake. Nii, ja mida me siis iga kursuse lõpus teeme, et see nüüd ei puuduta ainult seda STEM-ainet, vaid tõesti kõiki neid ülejäänud valikmooduleid samamoodi, mida me siis oma koolis õpilastele pakume. Mida ma soovitan kindlasti? Küsige õpilaste tagasisidet, sest noored on tänapäeval väga teadlikud ja nendel on väga palju huvitavaid ettepanekuid ja ideid. Ja kindlasti siis tuleb ka õpilaste tagasisidet jagada partneritega, et mida saaks veel teha, et see valdkond oleks atraktiivsem. Et see aitab ka partnereid, sest olgem ausad, nemad on oma valdkonna tippspetsialistid, et haridusest nad on pisut kaugel. Et selleks, et nad saaksid ka aimu, et kuidas siis koolis võib-olla mõnda asja lihtsamalt või paremini või efektiivsemalt teha, et siis õpilased on väga varmad oma tagasisidet jagama. Ja kui meil lõpeb kursus, siis kindlasti, kui on ka see tagasiside antud, koostame juba järgmiseks õppeaastaks uued plaanid, mitte niiviisi, et augustikuu lõpus mõtleme, et kas meil ikka need partnerid on olemas, et omapoolne, koolipoolne huvi peab olema ka kogu aeg, et seda ei maksa unustada, et tuleb välja näidata, et need partnerid on tähtsad ja olulised, et seetõttu on meil ka iga kord pisikene siis tänuüritus oma partneritele. Ja võib-olla ma lõpetuseks siis mõned mõtted võib-olla kordan, mida Tanja ka välja tõi, et see STEM-valdkond on tõesti üks meie moodulitest, et kõik ülejäänud moodulid on ka sisuliselt partnerite toel üles ehitatud. Et julgege küsida, julgege olla ise esimese sammu astujaks ja ma usun, et teile ei öelda ei. Nii, aga suur aitäh! Ja meie ütleme siit poolt ka suur tänu ja ma julgustan ka kõiki esinejaid minema Slidosse ja vaatama küsimusi selleks, et olla valmis ka selleks viimaseks osaks, kus me nendele küsimustele hakkame vastama. Ja võib-olla teil on hea ka praegu ette valmistada selleks, et mida siis inimesed teada tahaksid. Aga julgustan ka kõiki kuulajaid
küsige julgesti, avaldage oma arvamusi ja mõtteid. Tänan kõiki, kes on selleks juba panustanud ja ka teiste küsimusi siis laikinud ja ma näen, mis teid kõige enam huvitab. Aga nüüd, Heidi, sina töötad meil maakondlike arenduskeskuste arendusjuhina ja meil on suur rõõm, et sa oled täna meiega ja kuulame huviga, millised on teie praktikad ja teie kogemused juba praegu? Aitäh, Erika. Aitäh kõikidele teile, kes te eelnevalt rääkinud olete, Kuressaare, Vändra, Jõhvi ja teie ägedad koostööpartnerid. Väga innustav on kuulata teiste lugusid, eriti neid, millest te ise innustunud olete. Olen siis kuidagi teist korda sellise ekraani ees, kus vastu vaatab mulle mõni väike ekraan ja siis on kuskil 72 inimest teadmata kauguses ja tühjuses ja natukene kummaline tundub siin oma toas üksi rääkida, aga ju see ongi see meie tänane elu ja meie õppimise koht. Nüüd erinevad nendest eelmistest kõnelejatest mina natukene siis nüüd nagu ehin ennast võõraste sulgedega, sest räägin teile teiste inimeste lugusid. Olen ise lihtsalt praegu nagu jutustaja. Aga kuna tegijad on ägedad, siis tegijate lugusid jagada on puhas rõõm. Ja näitan teile siis natukene pilti ka ja põhiliselt siis sellepärast, et ennast rajal hoida. Minuga ei juhtuks niimoodi, et mõte lõppes, aga jutt mitte. Ja mina räägin siis teile täna ettevõtete ja koolide koostööst ja sellisest koostööst, kus on siis kaasa aidanud maakondlikud arenduskeskused. Ja et siis natukene seda pilti ette luua, siis maakondlikud arenduskeskused erinevate nimedega on siis igas Eesti maakonnas ja kokku on nad siis koondunud selliseks suureks üle-eestiliseks nõustamisvõrgustikuks. Ja tegutsevad siis ühise eesmärgi nimel, et kasvatada inimestes ettevõtlikkust. Ja see seltskond, kes siis nüüd on keskendunud noortega tegutsemisele ja kes on andnud sisendi selleks tänaseks looks, on siin teie ees pildil. 15 maakonda ja seal on siis 15 koordinaatorit, kes tegelevad kahel suunal. Otse noortega, noorte ettevõtlikkusega ja lisaks siis aitavad ellu viia ka siis seda haridusprogrammi ettevõtlik kool. Tänased näited on siis sellised, mis puudutavad kõiki maakonna koole, kõiki neid, kellega need noortega tegelevad koordinaatorid siis koostöiselt toimetavad. Ja need tegevused on sellised, võib nagu laias laastus jagada kaheks. On hulk tegevusi, mis siis on sellise pikaaegse traditsiooniga koos tegemised, millele arenduskeskused kaasa aitavad. Ja eelkõige on need siis seotud õpilas- ja minifirmadega. Aidatakse leida siis koostööpartnereid nendele noortele. Aidatakse leida laatadel käimise võimalust. Eriti suur abi oli muidugi nendest selles uues olukorras, kuhu me eelmisel kevadel sattusime. Ja kui see laatadel käimine keerulisemaks osutus. Õppereisid ettevõtetesse on see, millega kaasa aidatakse. Samamoodi mentorklubid, kus siis õpilastele, minifirmadele luuakse mentorid ja ka külalistunnid ettevõtjatega ehk siis aidatakse leida neid ettevõtjad, kes siis võiksid
koole oma teemadel siis aidata. Ja mida siis on maakonniti ette võetud, et ma olen siia välja noppinud siis oma heade koordinaatorite abiga nüüd maakondade kaupa selliseid ettevõtmisi ja igale sellele maakondlikule näitele lisanud siis juurde ka meie noortega tegelevate koordinaatorite nimed, et hiljem, kui te need slaidid ka endale saate, siis kui keegi veel ei tea, siis leiab need kontaktid sealt ja saab sinna abi saamiseks pöörduda. Samuti olen ma sinna lisanud mõned lingid mõne tegemise ilmestamiseks, kas siis pildi või videomaterjali või lugemismaterjali näol, mida teil on siis võimalik pärast ka vaadata. Aga asume teele maakondade kaupa. Läänemaa ja Põlvamaa arenduskeskused on aidanud koole koostöistele ettevõtmistele koos aktsiaselts Coopiga. Ja just nimelt nii nagu eelnevalt rääkisingi, on appi tuldud siis nende õpilasfirma toodete turustamisega. Seda on siis aidanud need Coopi poed oma poodide kaudu ja koostöös on siis läbi viidud ka jõuluturg. Ja tänu sellele on siis olnud nendel noortel võimalus saada parem müügikogemus, kuna just sellel koroonaperioodil on nendel olnud keerulisem oma toodetega kohale jõuda. Kusjuures siis midagi nii-öelda kandikul ette valmistatud ega kandikul ulatatud neile pole, vaid et arenduskeskuse ülesanne on siis pigem olnud sellise koostöö algatamine, aga edasi on siis noored ise tegutsemas. Raplamaal samamoodi ikkagi seotud need tegevused õpilasfirmadega. Nemad aitavad siis oma õpilasfirmasid läbi mentorklubide, siis viivad kokku tegutsevad õpilasfirmade liikmed ettevõtluses tegelevate inimestega maakonnas, et siis nende toe ja abiga ise tublimaks ja usinamaks ja osavamaks saada. Ettevõtluspäevad on need, kus arenduskeskus on abiks olnud ja sealjuures on aidatud siis organiseerida ka ettevõtete poolt läbi viidavaid töötubasid. Ja abiks ollakse siis ka rahamängu cashflow mängupäevade korraldamisel. Valgamaa arenguagentuur on ära märkinud sellised 2 ettevõtlussuunda, kus koostööd on tehtud ja need on siis puidutöötlemisega seotud ettevõtmised, õpilasfirmad ja need õpilasfirmad ja ettevõtted, kes siis tegelevad toitlustamisega. Ja Center on siis olnud selline hea koostööpartner aastaid õpilasfirmadele ja aitavad nad siis oma õpilasfirmasid tootearenduses, jooniste tegemisel, prototüübi väljatöötamisel ja ka esimese partii tegemisel. Ja lisaks sellele on siis Valgamaa arenguagentuur see, kes on siis õppereise ettevõtluskülla aidanud soovitada. Viljandi näited on siis ettevõtete külastuse nädal, kus siis maakondlik arenduskeskus aitab leida need ettevõtted, kes on valmis oma uksed avama, aga koolid ja koolinoored lepivad siis ise täpsemad detailid kokku, panevad ennast kirja ja tulevad kohale või kui siis sellel kokkulepitud külastuse nädalal ei õnnestu, siis edasisi kokkuleppeid juba sõlmivad ise. Mõni õpilasfirmade laat, õpilasfirmade mentorid ja külalisõpetajad koolidele on siis siin ka ära toodud. Sellel slaidil on mul tore kinnitada seda, millest enne rääkis ka Vändra gümnaasium.
ja ma olen siis siia pannud nende näitest ka lingid, et seda on ka arenduskeskus kinnitanud, et on üks tore ettevõtmine läbi viidud, kus siis õpilased on ja siis 300 õpilast said sellise ainukordse võimaluse osaliseks siis vaiba valmimisele algusest lõpuni kaasa aidata. Ja lisaks on siis ära toodud Pärnumaal veel majandusnädala näited ja õpilas- ja minifirmade mentoritega koostöö. Tartu ärinõuandla on toeks oma õppijatele, oma koolidele, jällegi õpilasfirmade laatade korraldamisel. Siin on ka olemas väga pikaaegne töö Kaubamajaga. Lisaks aidatakse siis korraldada ostupäevi, pakkuda müügivõimalusi oma õpilas- ja minifirmadele ja mentorklubi õpilasfirmadele on siis ka see, kus Tartu ärinõuandla on õla alla pannud. Need näited, millest ma sellest praegu rääkisin, on sellised pikemaajalise traditsiooniga, mida siis arenduskeskused on koolidele pakkunud või kus kaasa aidanud. Nüüd edasi on sellised natukene teistsugused näited, siis mida veel lisaks nendele õpilasfirmade, laatade ja mentorklubidega, kuidas koole siis veel toetakse või kuidas koostööle innustatakse. Üks tore näide on Saare arenduskeskustelt ja selline ettevõtlussari, Saaremaa päike, mida on juba 12 aastat ühiselt Arenduskeskus Ettevõtjate Liidu ja Saare koostöökoguga korraldatud koolidega. Ja see ettevõtmine on minu meelest väga tore veel eriti sellepärast, et siin on see vanus, kus osalejad saavad kaasa lüüa siis põhikooli 5. klassist kuni 24. eluaastani. Ehk siis siin on pakutud ka ühiseid tegemisi mitte ainult kooliealistele, vaid ka natukene vanematele. Ja kogu selle tegevuse raames siis lisaks saavad õpilased käia võimaluse kohalikes ettevõtetes ja näha siis, kuidas on korraldatud seal töö ja millised on tootmisprotsessid. Hiiumaa arenduskeskus on tulnud appi koolidele hoopis selle nurga alt, et on aidanud leida lisavõimaluse keeleõppeks ja lisaks siis tunnile saab rootsi keelt õppida Emmaste põhikoolis ka huviringidena ja õppimas on seal siis praegu kokku rootsi keelt 40 õpilast ja lisaks ka koolitöötajad ja sellise väikese kooli kohta on see päris hea võimalus. Kool näitas küll ise üles sellist huvi ja arenduskeskus aitas siis leida koostööpartneri, kes koolil oma eesmärgi poole, oma unistuse poole liikuda aitas. Nii, siis Jõgemaa arenduskeskus jagab võib-olla mitte küll, nagu nad ise ütlesid, kõige värskemat näidet, aga siis näidet sellest, kuidas noored on lisaks sellele, et ise on saanud toreda kogemuse osaliseks, on aidanud ka ettevõtjad, on teinud mitmeid persoonilugusid, on teinud portreteerinud intervjuudega siis neid ettevõtete esindajaid ja tänu sellele on siis saanud ettevõtjad ja ettevõtted omale ka selliseid õppijate poolt tehtud promovideosid. Lääne-Viru arenduskeskus on loonud elektroonilise andmebaasi, kuhu on kaardistatud maakonna ettevõtted ja just sellised ettevõtted, kes siis on valmis koostööks koolidega ja kust on siis koolidel neid kontakte lihtsam leida, kui selle vastu huvi tekib. Ja lisaks sellele on siis noorte ettevõtlikkuse programm
3 järjestikusel aastal läbi viinud sellist suurt õpisündmust nagu Õpime koos, kus siis noortel on võimalik ühe päeva jooksul külastada siis või olla kaastööliseks 30 ettevõttes. Ja kui teil siis selle vastu on suurem huvi, siis siin on ka lingid sellele Õpime koos üritusel on eraldi kodulehekülg ja sealt on siis võimalik aastate lõikes neid tegemisi ka jälgida. Nüüd on siis siia lõpetuseks üks sellised koostöönäited, kus Võrumaa on öelnud, et arenduskeskusel siin mingisugust oma rolli pole, aga nad on tahtnud esile tõsta oma ettevõtlikke tegemisi koolides ja see näitab juba, et omavahel on toredat koostööd tehtud. Et lisaks siis sellisele ettevõtlusele on noored teinud siis ühiselt ettevõtjatega ka ühe muusikali ja Vaeslaps ja talutütar on siis selle muusikali nimi, mis on koostöös siis lavale toodud. Ja lisaks on Võrumaa toonud siis veel ühe näite projektist koolitingist ettevõtjaks, mis siis on Antsla gümnaasiumi projekt ja kuidas see on siis lõimitud nende igapäeva õppetöösse. Sellised olid siis näited, kuidas arenduskeskused saavad koolidele abiks olla ja nad on seda rõõmuga valmis tegema, nii et olge head, otsige oma maakonna kontakt välja, kui teil seda veel ei ole ja andke endast teada. Ja olen teile kuulamise eest tänulik. Aitäh! Suur tänu kõigile esinejatele ja Heidi sulle. Aga nüüd kohe meid pannakse ühte galerii vaatesse, kõik, kes on täna rääkinud ja me võtame ette need küsimused, mis inimesed on ja osalejad on meie käest küsinud ja arutleme natukene nende üle. Nii, oleme kõik olemas. Te saate oma ekraanid taas sisse lülitada. Nii. Kristelle tuleb ka ja siis oleme me kõik olemas ja saame alustada. On väga selliseid põhimõttelisi küsimusi ja on otseseid küsimusi siis esinejatele. Aga mina kui Haridus- ja Noorteametis ettevõtlus- ja karjääriõppes peaspetsialistina, et kui siin oli ka mõtted, liikusid sellest, et mis asi on siis nagu koolide poole pealt selle ettevõtlusõppe eesmärk, siis ettevõtlusõppe eesmärk, suur eesmärk on ikka selles, et suurendada nende inimeste arvu, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks. Sul peab olema tahe ja sa suudad viia ideid tegelikkuseks ja see ei pea olema alati oma firma rajamine, vahel on see võib-olla koridori remont või kuhugile matkama või reisima minek, aga see on see, et ma tahan ja suudan, vaid ma ei istu, kommenteeri ja ei nuta ja ei kiru. Et neid visionääre on ka maailmas vaja ja visionääre on vaja igas organisatsioonis ka, kes tõesti istuvad ja visioneerivad, aga on vaja neid, kes tahavad ja suudavad ja viivad need ideed tegelikkuseks. Aga nüüd me alustame kõige populaarsemast küsimustest ja see on, millistel põhjustel ettevõtted keelduvad koostööst ja mida kardetakse. Meil on 2 ettevõtte esindajad siin. Olge head. Mis te arvate, mis on? Kuulsime, et kui käis terve Vändra kool käis läbi ja siin oli ja väga kriitilisel ajal juhtus see kõik. Mis olid siis need kõige suuremad hirmud või miks üldse, mis te arvate, ettevõtteid neid lapsi kardavad? No üks põhjus, nii nagu ma enne ka mainisin, et iga ettevõte on ikkagi kasumi peal väljas ja igapäevatöö ei tohi saada liiga segatud ja häiritud. Et ma arvan, et see ongi see, mida kardetakse ja meie ise ka näiteks kui praktikandidki tahavad tulla
et me alati kaalume selle väga üle, vaatame üle oma töökoormuse, et kas on võimalik võtta või mitte, et just see igapäevatöö, et see on ikkagi väga suur aja ja energiakulu ja ettevõttele tähendab see ühtlasi ka rahakulu tegelikult, et kui aeg kulub, et siis nii ongi, selle võrra mõned muud asjad kannatavad. Et meie ettevõtte puhul ma arvan, et see on see, mida meie kardame ja ma usun, et võib-olla teised ka, et ettevõtte jaoks on see ikkagi natukene eneseohverdust siin, et sellises projektis ka osaleda. Võib-olla ka mõelda siin see, et olgu peale, et seda lühiajalist tulu võib-olla nii kiiresti ei tule, kui me need klassid endale ruumidesse laseme ja nendega koostööd teeme, aga võib-olla on see väga pika vinnaga asi. Kindlasti. On väga motiveeritud kaader ukse taga. Aga Siim, on sul mõtteid selle koha pealt? Kohe pannakse hääl. Siimul on mikrofon veel maas, et kas Valko poolt on niisugust hirmu olnud nende õpilaste suhtes? Ei, hirmu meil kindlasti ei ole olnud. Meie see koostöö oli Kuressaare Ametikooliga selline eksprompt ja meiepoolsed riskid olid ju täiesti olematud. Ja kulupool oli ka hästi väike, et ma käisin korra ühte väikest tutvustust tegemas Kuressaares ja siis need materjalid, millest siis need nahast tooted tehtud said, need said meie poolt kinni makstud. Võib-olla ma küsin kohe Siim su käest ka küsimust, et miks eelistada partnerina just kooli, tuli ka küsimus. See sama asi ongi, et see risk on ju hästi väike ja siin nagu see ei kohustanud ju meid ju mitte millekski selles mõttes, et meil ei olnud ju kohustust neid asju tootma hakata. Samas me saime nagu päris mitu head ideed ja eriti sellest asjast ju kasvas. Alguses me läksime nagu nahast toodete sooviga, et midagi huvitavat tuleks ja pärast seesama fotosessioon ja kõik selline imitsi ja lavastused ja kõik, mis seal tehtud said seal linnaruumis, see oli nagu boonusena peale. See projekt läkski iseenesest nagu pikemaks. Ja ma tahaksin siia juurde lisada veel seda, et siis kuna üle hulga aja saime jälle kokku siin töökojas, siis me alustasime uut koostööideed, et siis järgmine projekt tuleb kutseeksami sisendina Falkolt, et juba räägime siin koolijuhtidega läbi, et tuleks järgmine koostöö. Kas siin ma saan aru, et tegelikult Falkol oli hoopis mitte nagu rahaliselt nagu vaid hoopis kasu sees, et see tuli nagu tasuta tööjõud ja ideed ja selles mõttes? Me oleme sellised, et nagu ma enne mõtlesin ka, et terve maailm on meie turg ja me nagu alati otsime mingid sellised uuenduslikke asju, olgu ta siis nagu mingi uus toode väikse nüansiga või selline imitsi asi, et mingid natuke sellist vau-efekti tekitada meie jälgijate. Meil on Facebookis üle 5000 jälgija üle maailma ja see, kui seal linnaruumis panime need pildid välja, kus siis need modellid olid nagu vibudega, siis see tekitas päris palju elevust ja et nagu olla pildil mitte tava, ütleme, võime need vibusi ja nooli pildistada pidevalt ja tooteid, aga natuke sellised ootamatud situatsioonid tekitada ja panna nagu seda vibu laskmist ja vibu kui toodet natuke teise konteksti. Et see on see taotlus. Tõesti, need vibude nägemine ja nad olid väga ilusad ja siin keegi kirjutas ka, et olen mõelnud, et ma vist oma poistele kodus ei saagi sellist asja veel näidata, et kohe läheks laskmiseks. Et need olid tõesti ilusad ja atraktiivsed. Nii, aga võib-olla küsiksime siis Vällei teie käest, et küsimus inimesi huvitab, et mitu vaipa siis õpilased koostöö ajal kudusid ja kus see vaip nüüd on? Me kudusime ühe vaiba ja sinna peale said kombineeritud erinevatest kavanditest detailid, kuna lihtsalt nii palju häid töid laekus disainikonkursile. Aga kokkuvõttes valmis üks vaip
lõppkunstiteosena, see sai riputatud kooli aulasse. Ja kuna koolis ma saan aru, et on suured renoveerimistööd ja juurdeehitustööd plaanis, siis tulevikus sinna tekib midagi kunstigalerii sarnast, nagu ma aru olen saanud. Ja see töö tulevikus läheb sinna, jääb seinale. Nüüd äkki küsimus kooli inimestele ja kõik, kes on nagu kooliga rohkem seotud olnud, et me tegelikult see ei ole ainult nagu poiste küsimus või tüdrukute küsimus, iga õpilane küsib, kus mul seda vaja on, miks mul seda vaja on. Lapsed igatsevad näha seda praktilist seost igapäevaeluga. Miks mul on vaja vektoreid, miks mul on vaja ühte, teist või kolmandat. Ja ma tahan teada, kas päriselt ka mul seda elus vaja läheb. Aga juttu oli sellest, et poisid võivad kaotada sihi kergemini. Tüdrukud on lihtsalt nii kohusetundlikud ja võib-olla sõnakuulelikud ühel eluetapil rohkem kui võib-olla mõnel teisel. Et kas poiste õppeedukust olete te kuidagi võrrelnud või mõõtnud, kas see STEM on kuidagi tõstnud ja see projekt, et nad tõesti katsuvad seda reaalset elu? Nii, ma saan aru, et küsimus on meile suunatud ja võib-olla ma natukene täpsustan, et moodulisse ei määra õpilast kool, vaid õpilane ise teeb oma otsuse ja see tähendab, et need noored, kes on selle STEM-i valinud, nendel peab olema ka reaalne huvi vastava valdkonna osas ja kuna ma üpris hästi tunnen oma õpilasi, kuna ma olen ise ka õpetaja rollis kõikidele klassidele, siis näiteks mul on endal silmad ees praegu need noored, kes seda STEM-i hetkel õpivad või STEM-ainet ja ma julgen öelda, et suuremal osal nendest noortest on väga head õpitulemused matemaatikas, füüsikas, keemias. Et see nii-öelda on kinnistus ka minu jaoks, et sul peab olema seal loodusvaldkonnas, reaalvaldkonnas juba endal huvi, et valida see STEM-aine. Ja tõenäoliselt see STEM siis omalt poolt ka soodustab veel sellist süvendatud huvi, et mina vastaksin praegu niiviisi. Ma küsin ka Vändra gümnaasiumist ja Heidi, kes on väga pikalt koolis olnud, et see põhikooli 3. kooliaste ja vot seal need matemaatika, füüsika, keemia ja need poisid, kes seal võib-olla vaevlevad selle käes, et nad ei näe seda seost, et kaua sa seda ajugümnastikat teed. Et seal luua ettevõtetega sellised praktikumid, nagu on Jõhvi gümnaasiumi näitel. Vastan siis Vändra kooli poolt, et mulle tundub küll, et meil kõik sellised ettevõtmised, mis on seotud just selliste koolist väljaspool toimuva õppega, lähevad väga hästi peale ja väga innukad on just need õpilased seal, kes võib-olla muidu selles aineõpetuses võib-olla ei tahagi hiilata. Aga siis, kui nende motivatsioon saab ikkagi tõuke kuskilt majalt, seesama õppetöö ja selle reaalse eluga see sidumine, see on väga suuresti õpetaja roll. Ja kui ma neid küsimusi siin vaatasin, siis ka tõesti seesama, et ta jääks nagu ühekordseks asjaks. Meie üks eesmärk oligi, et oma õppekava muuta nii, et see oleks õppekavas iga-aastaselt üks oluline asi, et tehtaks väljaspool kooli õppetööd. Ja mina tahan öelda, et see kuidagi tõmbab võib-olla need lapsed käima rohkem, sest siis ei ole seda pingis istumist ja see 3. kooliaste, seal ongi võib-olla nii, et põhjused on erinevad, miks need õpilased seal pingis olla ei taha. Aga sellest väljaspool toimuvas õppes nad on üsna usinad. Heidil ka koolijuhi pikk kogemust oskab täiendada kindlasti. Ja ma olen igati seda meelt, et see miks küsimus peab saama vastatud, et miks ma seda õpin. Igal asjal ei pea olema võib-olla sellist praktilist väljundit, et ma ei tea, ma õpin Pythagorase teoreemi selleks, et ehitada kuuri. See seos võib olla ka märksa abstraktsem, kui õppija on suurem, aga see miks küsimus peab olema vastatud. Ja mis minu jaoks veel tähtsam, et see miks küsimus peaks õpetaja jaoks endal olema juba enne vastatud, et siis tõenäoliselt saavad ka õppijad selle vastuse. Ja eks ikka on hea, kui on võimalik nagu ikkagi nina piima sisse pista ja käega ise midagi teha,
selline, kui ma ise midagi läbi teen, jääb ju paremini meelde kui see, kui ma lihtsalt kuulen, et keegi räägib, kuidas seda tehakse. Et igal juhul, kui seda on vähegi võimalik, siis seda tuleb teha ja ma olen ise näinud, kuidas need 3. kooliastme õpilased seda Goldbergi masinat kokku panid ja siis tekkis ka huvi, et mis masin see tegelikult üldse siis nagu on või et ja need on ikkagi omavahel seotud, see miks on ülioluline küsimus. Just nii. Aitäh selle vastuste eest ja ma kujutan ette, et me kõik, igaüks meist on neid mikse küsinud ja võib-olla jäänud vastuseta. Ja elu on ise toonud meile need miksid ette, et siin ongi see koht, kus ma tegelikult elus olen seda vajanud. Kas see on mu mõttetasandilt või see on mingis praktilises elus, aga see on koht, kus ta tuleb minuni. Et ja ma arvan, et kõik miksid võib-olla kooli vastagi meile ära ja mõned miksid tulevad ja näitab meile elu. Aga küsimus veel, Vällei, et kui lapsed teil käisid, et kas rääkisite ka sellest, et mida siis oleks vaja õppida, et vot sellist tööd teha, nagu teie seal teete? Ja seda teemat sai puudutatud küll. Valley on selles mõttes huvitav tootmisettevõte, et meil näiteks töötab tootmises ka 3 kunstnikku pluss veel arvutigraafik. Mina ise olen üks nendest kunstnikest ja mina olen näiteks Kuressaare Ametikooli vilistlane. Olen seal õppinud kunstilist kujundamist. Et ja see on üks näide sellest. Aga teine asi, mida meie rõhutasime õpilastele, on see, et kuigi on oluline inglise keele oskus, arvutioskus ja kooliteadmised, siis nii tootmistööliste kui kontoritööliste ametikohad meie firmas on sellised, et väljaõppe koha peal on hästi oluline. See on niivõrd spetsiifiline ala ja erilise iseloomuga, et on ülioluline, et meie firma puhul see õpilase aeg on suhteliselt pikk, et sa elaksid sisse sellesse keskkonda, õpiksid tundma neid süsteeme nii maja sees kui väljaspool, et klientidega suhtlemine, kõik, et kuidas see toimib. Et loomulikult rõhutasime seda, mida on oluline koolis õppida, aga ka seda, et kui oluline on see praktiline osa, mille sa õpid tegelikult siin ettevõttes koha peal, kui sa otsustad siia tööle tulla. Jah, sest ega koolid peavad ka pakkuma mitte ainult teadmisi, vaid ka koolid, tegelikult kooli õppekavad näevad ette, et ka sealt peaksid tulema teatud oskused ja pädevused ja võib-olla üks pädevus, mis tuleb ettevõtetele väga kasuks, on püsivus, et tegeleda ühe asjaga pikemalt, kui mul tuju üle läheb ja et ma ei jäta jonni ja võib-olla lõpetan selle esmase koolituse, mida te teete siis alustavatele töölistele ära, aga see sai läbi ja ma ütlen, tegelikult ma ei viitsigi ja siis algab järgmise grupi treenimine. Et nii ta on. Ja koolid ka panustavad sellele, et lisaks teadmistele antakse oskusi ja arendatakse nendest neid pädevusi. Aitäh! Falko vastas küsimusele, et miks just kooli, aga nüüd on küsimus, et hea oleks teada, millistele õppeainetele konkreetselt nende koostöö ajal niinimetatud praktilist poolt pakuti, et vast see on Jõhvile küsimus. Et see 11. klass, mis see praktiline pool oli siis näiteks? Et see praktiline pool tegelikult oligi seotud selle õpiväljundiga, et milline on siis see minu enda isiklik äriplaan või milline on see minu projekt, mida ma loon vastavalt nendele teadmistele, oskustele, mida selle kursuse raames siis meie partnerid noortele tutvustasid ja teada andsid. Aga ei olnud niimoodi, et näiteks, et matemaatika riikliku õppekava teatud teemasid aitas siis näiteks see ettevõte siis ilmestada? Ei, et see ei olnud pigem nagu selline nii-öelda siis seos, vaid pigem just nimelt, et see sisend, mida partnerid andsid, et kuidas see noor selle teadmise oskuse siis oma loomingus ära realiseerib.
et kuidas ja Okei. mismoodi ta oma selle äriplaani teeb, eks, et miks just selline, et nad pidid ka kursuse lõpus oma äriplaane kaitsma, et minu jaoks oli see nagu kõige huvitavam tund ja ka nende projektide kaitsmine, et miks just nii, miks selline, ma ei tea, mõte või miks selline tootmine, aga ma usun samas just nimelt, et kõik selle äriplaani läbimõtlemine, see finantseerimine, eks ju, et kust ma saan, ma ei tea, mingisugused sponsorid, et vaadake, kui palju nüanssi on seal, et seal on nii matemaatikat, seal on tegelikult kogu seda ettevõtluse aluseid, eks ju, et ma ütleksin, et see hõlmab igast õppeainest midagi, ka see, et kui ma otsin sponsorit, et kuidas ma selle kirja kirjutan, eks, et mis eesmärgil mul on võib-olla toetust vaja, et sealt tuleb mängu ka eesti keele oskus, suhtlus, kirjalikult ka ennast õigesti väljendada. Pigem siis STEM-programm imes teiste ainete teadmised ja oskused ja pani nad neid rakendama, siis võib-olla esimene suur rakendusvajadust nad tajusid seda. Suur aitäh! Kas neid lõiminguid ehk lõimitud õpet saaks kasutada edaspidi ka koolides, et ei oleks ainult ühekordne projekt, just võt seesama, et teeme ära või siis nii nagu Margret rääkis sellest jätkusuutlikkusest järjepidevalt õppekavadesse, juba õppekavade muutus. Et võib vastata, kes tunneb, et just sellest lõimingust ja jätkusuutlikkusest võib-olla. Ja, Heidi, ole hea. Ja, mina olen selline hull lõimingu fänn ja ma arvan, et lõimingu abil me saaks nagu nii palju meie õppimise mõistlikumaks teha ja neid elus hästi hakkama saavaid inimesi, nende kasvamist toetada, siis algatuseks otsides üles kõigepealt meie oma ainetevahelised ühised õpiväljundid ja siis otsida sinna juurde see, et kuidas siis taha küll väga seda väljendit kasutada, et tule praegu ka midagi kiiremat meelde, et kuidas siis see päris elu seda toetab või mida saaks nendest õpiväljunditest saavutada nii, et ma ei istu oma vihikuga laua taga, vaid et ma teen seda kuidagi teisiti. Ehk siis see on minu meelest meeletu ressurss, mis on meil veel kasutama, et otsime kõigepealt üles sarnased väljundid oma ainete sees ja siis otsime üles need kohad, kust saab see päris eluga neid siduda, et see on nagu imeline võimalus. Just nimelt, et tihti on see, et öeldakse, et kuidas laps ei näe seoseid, aga kui õpetajad ei näe seoseid, siis on väga võib-olla silmakirjalik loota, et õpilane suudab matemaatika, füüsika, keemia ja eesti keele kõik oma elusse kokku paigutada. Ja Heidi? Ma ütlen ühe veel, et minu meelest oleks väga hea, ma olen seda juba aastaid mõelnud, aga teoks pole teinud, et ka õpetajatele selline projekt, kus, ma ei tea, kus Kristelle näiteks keemik üheks kuuks ajaks limonaadi tehasesse saata, et ta tuletaks meelde, mille pärast ta tegelikult keemiat õppis ja võib-olla siis on pärast need seosed nagu lihtsamini ka lasteni jõudvad, kui õpetaja aeg-ajalt endale meelde tuletaks ise sellised seosed. Jõhvi käest tahetakse veel asju teada ja tahetakse ka teada, et lisaks STEM-ainete sellisele projektile, kas kaalutaks ka arts, kunstiainete sihukest ühendamist ja äkki on sul sellele vastus olemas? Ja me tegelikult natukene oleme, mitte natukene, tegelikult me oleme päris palju sellele teemale ka mõelnud ja ma usun, nüüd on viimased siin läbirääkimised veel käimas, et uuest õppeaastast on see A-täht ka seal olemas. Et saab selle kunsti poole sinna juurde lisada. Just. Ära kao eetrist. Üks küsimus veel sulle, et kas olete mõelnud, et ma saan aru, et on nagu valikaine, valikkursus siis gümnaasiumis. Kas seda saavad valida ainult teie riigi gümnaasiumi õpilased või on see avatud ka teistele linna ja või maakonna kooli õpilastele?
Tegemist on valikmooduliga, mida tõesti tänasel hetkel saavad valida siis need noored, kes meie gümnaasiumisse sisse saavad. Aga mul kohe endal hakkas mõte tööle, et aga mine tea, et riigigümnaasiumitel on iga juunikuu alguses üks nädal, nii-öelda valikkursuste nädal ja äkki me saame seal välja pakkuda selle STEM-aine ja tõepoolest, kui on huvi teiste riigigümnaasiumite õpilastele, et siis palun väga. Meie poolt on tegelikult ju pakett olemas, ainult vali ja tule koha peale seda õppima. Just, et siin on võib-olla ka koolide vahelist koostööd vaja, et mitte ainult kooli ja ettevõtte vahelist. Suur tänu, et vahepeal Margret tegi väikese pausi, käis ära, aga võib-olla kooli inimestele veel, et ettevõtlusõppe fookus ettevõtjatele, kas siis on see palgatööliste koolitamine või siis pigem ettevõtjaid koolitama. Siin oli see minu mõte see, et lihtsalt ettevõtlik inimene kui selline suudab olla ka ettevõtja. Mis teie arvate? Ja nõus. Ma ei tea, millest ma nüüd ilma jäin, selgus, et meie IT-mees hakkas mingid kaableid liigutama. Ma tahtsin veel vastata sellele eelmisele küsimusele hästi kiirelt, et kui me ju ka otsustasime, et millistest tundidest õpilased seal ettevõttes käivad ja me palusime ikkagi aineõpetajatel need seosed leida. Ma tean, et kõige rohkem oli tehnoloogiaõpetusest, oli muidugi matemaatikast, aga ettevõtluse majandusõppega sealt tundidest käidi, isegi inimese õpetuse tundidest, et ma küll ei saa täna öelda, et kõik väljundid olid nüüd riikliku õppekavaga kenasti ära lõimitud, aga ma väga loodan, et olid. Ja ilmselgelt on ju ettevõtlusõppe eesmärk seda õpilaste ettevõtlikku eluhoiakut kujundada, et nii on jah, et igal juhul see toetab. Teid väga tahetakse kiita. Olete väga inspireerivad ettekanded teinud, aga see ongi tänane mõte, et jah, et ma võin saada palju teadmisi, aga vahel on vaja lihtsalt inspiratsiooni. Vahel on vaja lihtsalt, et kuule, nad teevad, teeme ka. Ja kui on selleks mõttekaaslasi, aatekaaslasi, siis saab sellest sündida hea koostöö. Võib-olla, kas Kuressaare kool kadus meil hetkel ära? Ja ei ole. Aga oskate te sellist asja nagu öelda, et koostöö on nagu niisugune ilus sõna, aga ta ei saa olla nagu selles mõttes nagu sobitatud abielu, eks ju. Et ma mäletan eelmist seminari, kui meile öeldi, et teeme niimoodi, et makid, teie olge head, sõlmiga kõigi ettevõtjatega oma maakonnas kokkulepped ja me koolidena tuleme, vaatame, vot see mulle meeldib ja sinna me siis läheme. Et see tundub niisugune sobitatud abielu teema ja võib-olla siis see nii hästi kokku ei sobigi, kui algul tundus. Et kuidas siis alustada? Kuidas see koostöö algab? No mina olen sellele küll mõelnud, et üldse, kuna ametikool peabki kogu aeg olema kursis, mis turul toimub, mis ettevõtjad ümber teevad ja täpselt see küsimus oligi, et miks saarlased läksid mandrile ettevõtted õngitsema. Aga siin on nüüd mitu vastust. Üks on see, et see, mis distantsõppe on meile selgeks teinud ja juba varem ka Saaremaa arengustrateegiat tuleb orienteeruda kaugtööle, me ju olemegi maailma osa. See, milline on füüsiline vahemaa, ei oma mingit tähtsust. Me oleme teinud õpilastega Tartu Kunstikoolis projekti nii, et üks meie partner oli Jaapanis ja teised olid Cree indiaanlaste kogukonna esindajad Põhja-Kanadas. Ja kogu suhtlus käiski kaugteel, et selles suhtes füüsiline vahemaa ei ole kindlasti probleem. Aga tõesti siis see küsimuse pool, et kust otsida ettevõtteid, et mina olen endale selgeks mõelnud selle, et tähtis on vaadata ringi lahtiste silmadega oma kogukonnas. Ja just nimelt, et see projekt ei pea tingimata olema kellelegi otsest rahalist kasu toov, aga ta peaks andma kogemuse, teadmised, inspiratsiooni, et see on just see kooli mängumaa, et ei pea
mõtlema nii täpselt, millised sendid nüüd kellelegi tasku kukuvad selle tulemusel. Ma olen mõelnud ka sellele, et meie koolid on kõik riigikoolid, et need projektid, mis koolid ette võtavad, võiksid tuua kasu ka, kuidas öelda, Eesti kultuurile, riigile, kogukonnale, et need me ei peagi, üks asi on ettevõtlus ja teine asi on ettevõtlikkus, eks ole, need on kaks asja, mida saab eraldi õpetada ja käsitleda ja nad võivad ka kohati kokku langeda. Et selles suhtes ma pean ise tähtsaks ka näiteks mittetulundusühinguna tegutsemist ja ka neid variante õpilastele tutvustada, et ka see on võimalus tuua ühiskonnale kasu. Et võib-olla koole vahel ehmatab see, et see peab olema kuidagi väga ärile ja kasumile orienteeritud koostööprojekt, aga tegelikult kasu ja kasum võib olla ka palju sümboolsem selles mõttes, et ta ei ole materiaalselt mõõdetav, vaid see on mingi selline hea energia, uued ideed oma kogukonnas. Et ma olengi mõelnud kooliga vaadata just selle pilguga ringi, et mis on see, mis annab kasu võib-olla riigile või kogukonnale või kodanikkonnale ka laiemalt. Või toetab väikseid ettevõtteid ka seda, et otsida välja need, kellel on võib-olla rohkem aega ja võimalust kooliga koostööd teha, mitte võib-olla jahtida neid kõige suuremaid tipptähti, vaid et mõelda koos nendega, kes on väikesed ja võib-olla vajavadki sellist kaasamõtlemist kooli poolt. Selge, aitäh. Võib-olla veel küsimusi siit, mida on esitatud veel enne, kui see seminar sai teoks. Et kuidas saab üldhariduskool ettevõtteid toetada ja neile päriselt kasuks olla? Et see toimuks nagu see koostöö sümbioosis, et ma saan aru, et me räägime sellest, et õpilased vajavad mitmekülgset õpet ja nad vajavad hästi praktilist õpet, aga kas see eesmärgistatus selles mõttes, et kas me päriselt oleme kuidagi ka sellele ettevõttele kuidagi vajalikud, kasulikud? Ole hea, Heidi. Kindlasti suudame olla, esiteks, kui ettevõte ise teab ka küsida, et mis ta tahab. Et see on suur asi, et lihtsalt nii-öelda lambist pakkuda on suhteliselt keeruline. Mis mu enda koolijuhiaegne koostöökogemus ütleb, et tööjõud on see, mida saab kas siis suveperioodiks, koolivaheaegadeks, õhtusteks aegadeks, et kindlasti see on see, mida ettevõte saab ja vahel ka eriti sellise töösuhte alguses sellist vabatahtlikku tööjõudu. Ühel on vaja nii-öelda saada esimest rida oma CV-sse ja teisel siis sellist algajat tööjõudu, et on valmis riskima selle, et võttes algaja, aga saab sellise entusiasmi jälle. Nii et see on üks variant, kus ettevõtja võiks kasu saada. Mina usun ka seda, et lapsed vajavad siukest, kuidas ma ütlen, eesmärgist juhitud elu. Et mida varem ta näeb ja ta adub, et mul on lihtsalt 2 täiskasvanud last, kes on gümnaasiumi lõpetanud ja ma tean, kui nad on gümnaasiumi lõpus, ütleme, ma ei tea, mida teha, ma ei tea, mul ei ole mõtet, plaani, ei ole veel selgunud, ta peab 6 aja jooksul mu juurde tulema, et aga võib-olla need ettevõtted ja praktiline koostöö nende ettevõtetega päästab nii paljusid noori selles, et ta võib juba äkki see 6. klassis leida selle eesmärgi ja miks mul midagi vaja on ja võib-olla pühenduda millelegi rohkem. Ta teab, et seda mu elus kindlasti vaja, sest ta on leidnud selle kire, millega tegeleda oma elus. Nii, siin on kiitusi teile ja inspiratsiooni on saadud. Merit küsib ise meie käest, et kas siinsed osalejad ja kuulajad teevad koostöö alustamisel kirjaliku ülesande püstituse.
Merit küsib siis äkki teiste osalejate käest, sellepärast et siia Slidosse saab küll lisada oma vastuseid, aga kas teil oli eelnevalt tehtud alustamisel kirjalik ülesande püstitus? Kuidas oli Vändras? Jah, ikka kõigepealt me tegelikult vestlesime ettevõtte juhiga ja kui oli teadmine, et see eelnev koostöö ja meie nägemused ja et reaalne võimalus selliseks koostööprojektiks on, siis loomulikult, kuna nii palju tuli läbi mõelda ja arvestades seda, et meil ei ole ju gümnaasiumiõpilased, vaid meil on ka väiksed, siis kogu see turvalisus, et minna ettevõttesse, see oli ka kindlasti ettevõtjate mure, et kui veel rääkida teemal, et miks nad teinekord võib-olla ära ütlevad, et nad peavad ju tagama nende väikeste inimeste turvalisuse seal, et miks me saederitusse ei läinud näiteks, eks. Et see ongi tegelikult selline koostöö läbimõtlemine nii peensete detailideni kui võimalik. Ka need ressursid tuleb ju läbi käia, kus see raha tuleb. Meil on materjalikulu, meil on ajakulu, meil on kõik, eks ju, ettevõtte poolt vaadatuna, ta peab väga kalkuleerima. Siis tegelikult jah, ikka tuleb ikkagi igal juhul nii suurt projekti küll ei saa kuidagi ilma päris sellise projekti kirjutamiseta teha. Ja kui see et miks just võib-olla siis see kool või et mida see ettevõtja võiks siis nagu koolilt oodata, ongi see, et võib-olla kui inimesed on väga oma töökohtadel väga nii-öelda igapäevatööga hõivatud ja ettevõtte juht ja võib-olla arendusmeeskond on selle nimel, et kuhu edasi ja mis siis hea on see väljast tulnud pilk teinekord. Ja võib-olla on ka koolidel ikkagi pakkuda seda kas õpetajate või ükskõik mõne inimese näol natukene seda ressurssi, kes aitab väljastpoolt, nii nagu meie tahame saada nende teadmisi enda õppetöö paremaks muutmist. Tegelikult huvitab ka ju see, kuidas väljapoole paistab. Ja arvestades ka sellega, et ettevõtte Vändra suhteliselt väike koht linnas võib-olla ei ole seda probleemi, aga ikkagi see tulevikuvaade tuleviku tööjõu mõistes. See noor on seal juba käinud, see laps on juba seal käinud, see ilmselt lihtsustab seda järgmist sammu, otsida kõrgkooli sisse ei saa, olen käinud seal, uurin, kas neil on mulle suveks midagi pakkuda ja sealt tuleb siis õpipoisi õppe. Et minu meelest on neid kasutegureid, et me panime ka ju, et mis on ettevõtte poolt huvi ja millised präänikud. Meie läksime muidugi sellega, et me ütlesime, me kirjutame projekti, kui me saame rahastuse, on väga tore, teeme raha eest, kui ei saa rahastust, siis teeme ikka. Õnneks ka saime, me maksime oma materjalid ka kinni, mis me seal kulutasime. Et see ja natukene saime toetada. Muidugi me ei suuda kompenseerida kogu seda protsessi seal. Aga igaühe jaoks see tulebki enne läbi mõelda, nii nagu väga ilusasti Kuressaare miksid küsimused, see tulebki sealt välja, selleks ongi see kirjalik asi ju vajalik. Just. Ja meil on ka üks ettevõtja kirjutanud, et ettevõtja ei pea alati kasu saama sellest koostööst, vaid pigem olema andja rollis. Kui on aega panustada, siis võiks lihtsalt koole aidata. See on sümbioos, sellepärast, et meie lapsed kasvavad ja nendest saavad tulevikust kas ettevõtlikud töötajad või ise ettevõtjad. Et nii ta on. Et ma tänan kõiki küsimuste esitajaid ja tänan kõiki, kes on panustanud tänase inspiratsiooniseminari õnnestumisse. Ja nüüd, enne kui me veel kõik lahkume, siis tuleb meie ette üks poll, kust tuleb meie sõnapilv ja kirjuta ole ja sinna, mida sina võtad sellest tänasest seminarist endaga kaasa ja kirjuta sinna üks sõna. Ja kohe, kui te olete mõne hetke neid sõnu sinna sisestanud, siis olge head. Siis me näeme ühte sõnapilve, et mis asjad on need, mida võetakse tänaselt inspiratsiooniseminarist kõige enam kaasa. Kas nemad näevad ka seda?
Nii, ma tänan kõiki, kes panevad oma mõtteid ja sõnu sinna sõnapilve. Te näete ka seda sõnapilve. Mul on väga hea meel, kui nii mõnigi meie keskelt sai inspiratsiooni ja häid ideid ja see 2 tundi läks asja ette ja need inimesed, kes valmistasid tänaseks ja andsid oma mõtteid ja parimaid praktikaid teile, et ka see töö kannab vilja. Ja võib-olla lõpetuseks mina ütlen ka ühe mõtte siia ja see on see, et üksi jõuab kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Et võtame äkki ka selle siit kaasa, et üksi jõuab küll kiiremini, aga koos jõuame me kaugemale. Olge te kõik tänatud ja tervitatud ja juba nüüd väikene ilmaennustus, et ja juba järgmisel nädalal on oodata eriti ilusaid ja päiksepaistelisi ilmu. Nii et ma loodan, et ka sellest saab meie tuhin hoogu juurde ja me teeme palju häid asju. Olge te tänatud ja kõike paremat teile kõigile ja kohtumiseni!